miks ta tahab seda teha, kas on mingid isegi varjatud võib-olla asjad, mida ta ka endale ei tunnista. Üks raamat, mida kõikidel ettevõtjatel soovitatakse lugeda ja eriti startup-eritel on see Start with Why. Ja mina ise nüüd Äripäeva konverents, personalikonverents tuleb veebruaris ja teen seal ühte ettekannet sellel teemal, et miks me mingeid asju teeme. Mis täna sinu jaoks sinu suur miks on üleüldises plaanis? Miks sa täna teed neid asju, mida sa teed? See ettevõtete ülesehitamine on minu jaoks väga huvitav. Et see ehitamine on minu jaoks huvitav ja selle ehitamise juures saab küsida väga palju küsimusi, miks. Sellepärast ongi huvitav. Ja selline asjade lahti lammutamine, kokkupanemine, mingisugust ükskõik, kas on mingi ideaalse Exceli tabeli loomine või et kuidas ta näeks niisugune ka elegantne välja ja kuidas ta oleks selline cool ja kuidas sa saaksid sealt hästi huvitavalt asju kätte, et see võib olla Exceli tabel, see võib olla kontor, see võib olla organisatsioon, ükskõik mingi asi, mis nõuab struktuuri. Et minu jaoks on huvitav see, kui ma saan mingisugusel asjal vaadata sinna peale, mõelda, milline on see konstruktsioon, mis seal peaks olema ja kuidas sinna asjad siis külge klapivad. Ja siis ka mingite asjade puhul mõelda, kas see klapib sinna, ei klapi. Et kas või kui ma mõtlen mingisuguse inimese üle, mis teda drive'ib, kas see töö sobiks talle, miks ta tahab seda teha, kas on mingid isegi varjatud võib-olla asjad, mida ta ka endale ei tunnista, mis panevad teda seda valikut tegema, et aru saada, miks asjad toimivad.